rida on meil. Kolmas rida. Aga mis see? Lõpetajate tervitamiseks on sõna Tallinna Õismäe Gümnaasiumi direktoril Kaja Toomsalul. Palun. Üks väike rõõm las olla igal päeval. Üks särav pilk, üks õis või rõkkav naer. Üks killukene pilvevabast taevast, et tühjana võiks näida rusuv vaev. Armsad päevakangelased, austatud lapsevanemad, külalised, lugupeetud kolleegid. Täna 11. juuni
2026 saadab Tallinna Õismäe gümnaasium lendu oma 9. klasside lõpetajad. Täna on eriline päev. Päev, mil me peatume hetkeks, et tähistada ühe suure ja eduka teekonna lõppu. Täna koos lõputunnistustega saate igaüks kaasa midagi esmapilgul silmale märkamatut, kuid sellest hoolimata väga olulist. Oskuse teha iseseisvamalt tööd, leida õppimisel tuge ka siis, kui õpetajat pole käepärast, julguse vajadusel helistada klassikaaslasele või kirjutada õpetajale ning teadmised, kuidas kasutada käepäraselt digitehnoloogiat meelelahutuse kõrval ka koolis töövahendina. Aga te saite hästi hakkama ja teadke, et üks etapp, kohustuslik põhiharidus, on tänaseks läbitud. Põhikooli kiitusega lõpetavad Marleen Nõgu, Karmen Janter, Marten Lauri Anderson, Laura-Liisa Kari, Erika Oll, Olari Suuder ja Ruben Gustav Haas. Lõpueksamid 100% sooritasid matemaatikas David Tõba, Adelia Rines Kail, Sander Märtsin ja Erika Oll. Eesti keeles Laura-Liisa Kari, inglise keeles Sander Märtsin, Annika Pasieko, Richard Alex Pungas ja Sebastian Pisnapuu. Lisaks tahan öelda ka seda, et meie kooli põhikooli lõppeeksamite tulemused olid sel aastal nii Tallinna kui riigi keskmistest kõrgemad. Häid sõnu jätkub paljudele lõpetajatele, kelle kooliaastad on möödunud tulemuslikult teadmisi omandades ja aktiivselt koolielus osaledes. 9 aastat tagasi astusite te esimest korda üle selle koolileve. Te olite siis pisikesed, silmad täis põnevust ja võib-olla ka pisut hirmu. Käes lilled, mis tundusid teist palju suuremad. Kas sa mäletad, kuidas ootusärevus põues? Koos ema-isaga tulid klassiruumi, kus kohtusid oma esimeste klassijuhatajatega Mai Unt, Grete Keller ja Triin Leitsaluga. Ning kõrvus vanemate julgustavad sõnad. Ära karda, sa saad hakkama. 9 aastat püüti teid harida, õpetada, õpetusi jagada, selgitada, tähelepanu juhtida, kaitsta, veenda ja pragada ning kõike, mida veel juurde lisada. Te olete näinud vaeva, lahendanud sadu valemeid, kirjutanud lugematuid esseesid ja sooritanud edukalt oma esimesed suured eksamid. Kuid teadke, et kool ei ole teile andnud ainult akadeemilisi teadmisi. Need 9 aastat on õpetanud teile palju tähtsamat. Te olete õppinud leidma sõpru, hoidma kokku, ületama raskusi ja mis kõige peamine, te olete hakanud mõistma, kes te ise olete. Lase hetkeks silmad kinni. Lase silme eest neid hetki, mida sa hindad. Neid hetki, mis sind üllatasid ja panid särama. Millised need aastad olid teile, teie vanematele, õpetajatele? Meil kõikidel osapooltel on oma arvamus, omad kogemused, mida kogetud ja oma arusaam sellest, milline on tulemus ja kas see meid rahuldab. Jah, nii peabki olema, sest igaühel on oma eesmärk. Ma olen kindel, meie ootused on alati kõrgemad kui saavutatud tulemused. Armsad päevakangelased, teie, kes siin istute, ajage selg sirgu, leidke päris oma mõtte, millele edaspidises toetuda ja järgige seda. Teadke,
Teist leidub palju rohkem, kui seni olete seda välja näidanud. Austatud vanemad, teie kohalolu tähendab rohkem, kui sõnadesse panna saab. Te olete aidanud pakkida koolipõtti, kuulanud muresid, jaganud rõõme, õpetanud vastutust ja toetanud, isegi kui vahel mõtlesite, et ei tea, kas see sõnum ikka kohale jõuab. Aga olge neile veel kaua nõuandjateks, kui on vaja, ulatage abikäsi. Aga laske neil ise oma plaane teha. Jätkagu teil ikka armastust oma lapsele. Ta võib olla edukas, aga edu annab palju asju, ent mitte seda kõige suuremat hingeomadust, mille kingib isa, ema armastus. Aitäh teile, kallid vanemad. Lugupeetud kolleegid, aitäh õpetajad, et panustate oma südame, energia ja aja meie õpilaste haridusse. Iga ainetund, iga vestlus, iga märkamine, iga kord, kui olete jäänud kauemaks, et aidata või lihtsalt kuulata. See kõik on olnud osa teekonnast. Te olete ehitanud sildu teadmiste isiksuse vahel ning olnud eeskujuks. Tean, et see, mida te teete, on väga raske, keeruline ja ka kulutav. Aga kui tulemuseks on täna siin saalis särasilmsed noored inimesed, ei ole ükski minut kulutatud ajast tühja läinud. Aitäh teile! Aitäh kõigile ja toredat pidupäeva jätku! Aitäh! Lõpetajaid tervitab Miia 8. B-klassist. Kallis koolipere, kallid külalised ja eriti kallid üheksandiked, kelle pärast me siia täna kogunenud oleme. Liiga eepiline, et tõsi olla. 9 klassi, 9 õppeaastat on möödunud linnulennul. Alles oli päev, kui meie esimese klassi juunsul tulime kooli. Vaatasime teile alt üles ning imetlesime teid, teise klassi õpilasi. Numbrid on muutunud, aga imetlus on jäänud. Kui 9A lahkub koolist, on koolikoridorid kindlasti palju vaiksemad, aga ka kurjamad. 9. B imelist playbacki esitlust vaatame me kõik ikka veel iga päev YouTube'ist. 9. C tarkus innustab meid veel rohkem õppima. Soovime teile kõigile edu edaspidiseks, mis iganes rajada valite. Loodame, et saate 2. juuliks pruuniks ning soe merevesi rõõmustab teid kogu suve. Nautige suvekuid, sest sügisel kohtute uuel õppeaastal uute inimeste, õpetajate ja kogemustega ning mitmed teist kohtuvad ka uute koolipinkidega. Ootame teidki, kes meie kooli edasi jäävad ning muidugi rõõmustame teid taas 1. septembril meie koolis nähes. Palju õnne! Nüüd Otto Oliver ja Raiko 9. B klassist esitab meile muusikalise tervituse.
Saabunud on aktuse tipphetk. Lõpetajatele jagatakse kätte põhikooli lõputunnistused. Tallinna Isme Gümnaasiumi direktori käskkirja loeb ette õpetaja Aili Nurk. Kiitusega lõpetajatel palume ette astuda koos vanematega. Põhikooli riikliku õppekava paragrahv 23 lõike 1 ja 2 ja Tallinna Isme Gümnaasiumi põhimääruse paragrahv 22 lõike 2 punkti 22 alusel ning tulenevalt Tallinna Isme Gümnaasiumi õppenõukogu 29. maist 2026 otsusest number 3. Lugeda põhikool lõpetanuks ja anda kätte põhikooli lõputunnistus järgmistele lõpetajatele. 9. A klass. Roland Aas. Aine kiituskiri inglise keeles. Dominik Perv. Klassijuhataja tänukiri hea õppimise eest. Kadri Eenlo. Aukiri hea õppimise eest kooli tänukiri vanematele. Au tasustatakse raamatuga. Ando Hansen. Aine kiituskiri keemias. Klassijuhataja tänukiri hea õppimise eest. Gerhard Herne. Meinhard Herne. Tristan Kalaus. Aine kiituskiri inglise keeles. Klassijuhataja tänukiri hea õppimise eest. Rebecca Kivisalu. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Anette Kivistik. Aine kiituskiri kunstiõpetuses. Karita Kommer. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Grete Kääppa. Aine kiituskiri vene keeles, inglise keeles, füüsikas ja ühiskonnaõpetuses. Klassijuhataja tänukiri hea õppimise eest. Mikk Laurimaa. Aine kiituskiri vene keeles, matemaatikas, inglise keeles, füüsikas, keemias ja ajaloos. Au tasustatakse raamatuga. Au tasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Klassijuhataja tänukiri hea õppimise eest. Silver Leosk.
Sander Märtsin. Aukiri hea õppimise eest, kooli tänukiri vanematele, autasustatakse raamatuga. Marlen Nõgu lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest, autasustatakse raamatuga, kooli tänukiri vanematele. Suur aitäh teile. Palun. Võis ole ka. Suur aitäh teile. Palun. Keter Helene Ojamäe. Autasustatakse raamatuga, klassijuhataja tänukiri hea õppimise eest. Annika Pasieiko. Aukiri hea õppimise eest, kooli tänukiri vanematele, autasustatakse raamatuga. Artemi Põss. Klassijuhataja tänukiri hea õppimise eest. Timmo Vaasna. Klassijuhataja tänukiri hea õppimise eest. Raune Vahemaa. Ainekiituskiri inglise keeles, bioloogias, keemias ja kirjanduses. Klassijuhataja tänukiri hea õppimise eest. Triin Väljapõhi. Autasustatakse raamatuga. Klassijuhataja tänukiri tublile klassivanemale. Täname klassijuhatajat Koidu Ilvjärve südamega tehtud töö eest õpilaste juhendamisel ja õpetamisel. Täname ka 9. A-klassi esimest klassijuhatajat õpetaja Mai Junti. Üheksanda A-klassi ees kõneleb Keter Helene Ojamäe. Kallid klassikaaslased ja Koidu. Täna oleme kogunenud siia, et lugeda läbituks üks eluetapp. Peaaegu 9 aastat tagasi istusime siin samas kohas, et saada kätte oma esimesed aabitsad ja kohtuda oma esimese klassijuhataja Maiga. Osa meist olid juba lasteaias sõbrad, osa jaoks olid kõik täiesti võõrad. Tänaseks päevaks oleme leidnud ühe või mitu head sõpra, kes on kindlasti meie edasises teekonnal abiks. Selle 9 aasta jooksul oleme koos läbi elanud palju enamat kui ainult tunnid ja kontrolltööd. Oleme palju naernud ja tunde seganud, nii et õpetaja ei saanud tundi jätkata. Oleme näinud üksteise halbu päevi ja väsimust, kuid oleme sellest alati välja tulnud. Kõik klassi ekskursioonid, teatrikülastused ja aniad telkimised ja lõpureis Berliini kindlasti osa mälestustest meie klassist, mis jäävad alatiseks meelde. Tüdrukud,
alati ei ole me olnud ühel nõul asjades, mida õpetajad pakkunud on, kuid oleme alati leidnud lahenduse. Oleme naernud, nutnud, vingunud ja karjunud üksteise peale, aga pole kunagi pikka viha pidanud. Teist jäävad alatiseks meelde kehalise kasvatuse tunnid ja hetked, kus ei suutnud naermist õpetada. Poisid, see, et te olete hoidnud gruppidesse, ei tähenda, et meil poleks teiega lõbus olnud. Kõik jutud ja naljad, mida te rääkinud olete, on ju mõnelgi päeva paremaks teinud. Ka teie ei ole alati asjadega nõus olnud ja olete tihti vastu vaielnud. Kuid lõpuks saanud selle, mida soovinud olete. Kõik need aastad on olnud teiega toredad. Koidu. Sa oled kindlasti parim klassijuhataja, keda endale järgnevaks 5 aastaks soovida. Sa oled näinud kõigi halbu tujusid, rõõmsaid nägusid ja hetki, kus naermist ei suudetud lõpetada. Sa oled alati olnud rõõmsameelne ja positiivne kõige suhtes. Eriti selle suhtes, mida meie oleme soovinud teha või muuta. Aitäh sulle selle 5 aasta eest. Me täname Maid suurepärase 4 aasta eest, kui olid meie klassijuhataja. Kallis klass, tuld tiipadesse teile edasistel valikutel. Olete alati olnud parimad klassikaaslased, keda soovida. Aitäh teile selle 9 aasta eest. Jätkame 9. B tunnistuste kättejagamisega. 9. B klass. Isabel Margaret Taasmaa. Raiko Ambus. Autasustatakse raamatuga. Klassijuhataja tänukiri kooli esindamise eest. Otto Oliver Andres. Ainekiituskiri ajaloos, bioloogias ja tehnoloogiaõpetuses. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Autasustatakse raamatuga. David Tõba. Ainekiituskiri füüsikas, loodusõpetuses, ajaloos, geograafias, bioloogias, matemaatikas, keemias ja vene keeles. Autasustatakse raamatuga. Noora Freia Eber. Ainekiituskiri inglise keeles. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Karmen Janter lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Autasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Adelia Rines Kail. Ainekiituskiri inglise keeles, keemias ja füüsikas. Autasustatakse raamatuga. Risto Kala. Ainekiituskiri inglise keeles. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane.
Sandra Kaldmaa. Ainekiituskiri inglise keeles, loodusõpetuses, ajaloos, bioloogias ja ühiskonnaõpetuses. Autasustatakse raamatuga. Gea Mägi. Karmen Sädelin Pall. Ainekiituskiri inglise keeles ja füüsikas. Autasustatakse raamatuga. Samuel Pretke. Aron Randmäe. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Liisbet Räpp. Reet Saar. Emily Sirp. Aukiri hea õppimise eest. Autasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Violetta Susi. Ainekiituskiri kirjanduses, keemias ja füüsikas. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Autasustatakse raamatuga. Lotte-Marii Tamre. Ettel Veiman. Ainekiituskiri inglise keeles. Rahel Veiman. Ainekiituskiri inglise keeles. Sebastian Visnapuu. Ainekiituskiri inglise keeles, keemias ja saksa keeles. Autasustatakse raamatuga. Täname 9. B-klassi klassijuhatajat Kätlin Milkovit südamega tehtud töö eest õpilaste juhendamisel ja õpetamisel. Täname ka 9. B-klassi esimest klassijuhatajat Priin Leitsalu. Üheksanda B-klassi eest kõnelevad Karmen Sädelin Pall ja Karmen Janter. Aitäh, et olete täna siia tulnud Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 9. klasside lõpuaktusele. Meie oleme Karmen Ruudus 9. B-klassist.
oleme väga tänulikud, et meile on antud selline võimalus esindada meie klassi ning jagada ühiseid mälestusi ja naljakaid momente. Ilmselt on need 9 aastat olnud ühed piinarikkamad, kuid ka kõige meeldejäävamad aastad meie elus. Alustades meie armsast klassijuhatajast Kätlin Milkovist, jääme alati igatsema tema musta huumorit, isegi kui me sellest vahel aru ei saanud. Tema tujusid, mis meenutasid Eesti ilma, üks hetk päike, sekund hiljem äike. Matemaatikatunde, mis tihtipeale sarnanesid perekonnaseisuameti lauas istumise või psühholoogi kabinetis olemisega, ei saa ka välja toomata jätta tema armastust muumide vastu, millest päris palju juttu tuli. Mälumängud, olümpiaadid ja kontrolltööd näitasid, et matemaatikas on kõik võimalik, isegi negatiivse enesekindluse saavutamine. Kätlin on andnud meile tugeva põhja nii matemaatikas kui ka õpetanud meid olema parimad versioonid iseendast. Inglise keele tundidest jääb meelde Mari düsleksia, kus tema mõte jookseb kiiremini, kui ta ise maratonidel. Kui tahvlile oli vaja kirjutada present, siis küsis meilt üle, et ega polnud kirjutanud perse, sest tema sõnum pole ta tähtedega hea. Peale selle meenuvad ka paar krõbedamat sõna ja klass, kus olid tahvlilapid alatihti kadunud. No tõesti on väljend, millel puuduvad komad ja lõpus käib hüüumärk. See on ka lause, mida oleme kuulnud Laura Pettai suust päris mitmel korral, kui klassi poisid teda närvi ajasid. Oleme igavesti tänulikud, et just tema meie klassi üle võttis, kui proua kappi ehk Ingrid Palm pensionile läks. Bioloogia sai kõigil selgeks tänu Ingale, kelle tundides peale õppimise sai istuda kõhtkrampis, sest lihtsalt liiga naljakas oli. Sealt on meeles palju märkimisväärseid juhtumeid. Ma arvan, et Ingal ja Ainil on palju juttu teemal 6-7. Kõige töökamad tunnid olid alati õpetaja Aini nurgaga. Nüüd teame peast, et perioodilisus tabelis on magneesium teises A-rühmas ning vesinikloriidhappe on HCl. Vabandame ka siiralt Lilian Katteli ees, et võtsime temalt viimased ajurakud ja tegime klassis olemise sarnaseks teise maailmasõja lahinguväljaga. Merilin Hera shoppas aga Saravas, samal ajal kui lapsed appi karjusid, sest jäid seelikud tõmbedes õmblusmasinasse koos seelikuga kinni. Edith Merila helde, kuid kindlameelne suhtumine on saatnud meid igas füüsikatunnis. Kord, kui ta veidi kõvemat häält tegi, siis jäi klass sekundiga vait ja vahtis suu ammuli. Kui meie kõne muutub igavaks, siis haigutades ole viisakas ja pane käsi suu ette. Muidu tuleb Aina ja väidab, et soovib kõik ruumis olijad ära süüa. Jaanika Hõimre hullumeelset kontrolltööd ja 101 kordamisküsimust on viinud meid surmaeelses faasi päris mitmel korral, aga siin me oleme. Põhiseaduse peatükid saime pähe topitud just hiljem hariputunnis. Peale kasuliku jutu saime vahel mängida ka sudokut ja tukkuda. Täname ka Liia Aruvälja ja Tõnuja, et nad meid 9 aastat vormis hoidsid ja andsid kõigile võimaluse pea igas spordialas. Koidu Ilmer on õpetaja, kes küsis kogu klassilt, kas nad üle-eelmine tund käisid, sest ta on nõustanud puudujad märkida. Klaire Mittilt saime kõik puuduma informatsiooni ning umbes 1 miljon töövihiku lehekülge koju kaasa. Olga Pämusinova tundides õppisime vene keelt, mängisime pommimängu ja iga vaheajaelses tunnis sai traditsiooniks juua teed. Me ei oskaks seda kirja siin praegu lugeda, kui poleks olnud meie kallist algklassi juhatajat Triin Leitsalu, kes meile tähestiku ja korrutustabeli selgeks õpetas. Oleme tänulikud, et saime algteadmised just temalt. Armastame ja hindame oma õpetajaid kogu südamest. Terve aasta on möödunud palju naeru ja itsitamise saatel. Tänu teile. Oleme hingelt sarnased, kuid koos olles muudame üksteist ainult paremaks. Meie klassi võtab kõige paremini kokku lause, kes kannatab, see kaua elab. Klassiga oleme jaganud kõiki emotsioone rõõmust kurbuseni ja tõusudest langusteni. Meie poolt annaksime tänusõnad õpetajatele, lapsevanematele ja kõikidele meie klassikaaslastele, kes on selle imelise teekonna meiega koos läbinud. Oleme südamest tänulikud, et saame jätkata selliste teadmistega uut eluetappi ja võime kindlad olla, et tulevikus ei jää meist keegi hätta. Aitäh Tallinna Õismäe gümnaasium ja 9. B, et olite meile just või teiseks koduks. Nagu Lennart Meri kord ütles, siis olukord on sitt, kuid see on meie tuleviku väetis. Palun siia Otto Oliveri 9. B klassist, kes esitab akordoni loo Take 10.
jätkame 9. C tunnistuste kättejagamisega. 9. C klass. Marten Lauri Anderson lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri rahvale ja õppimise eest. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Au tasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Kevin Ennemuist. Ruben Gustav Haas lõpetab põhikooli kiitusega. Laura-Liisa Kari lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Kooli tänukiri vanematele. Au tasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Oskar Koor. Ainekiituskiri vene keeles ja loodusõpetuses. Au tasustatakse raamatuga. Kiira Kuhta. Kristin Lumiste. Ainekiituskiri vene keeles. Georg Toomas Mätlik. Au tasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane, aga tema on ära hetkel. Erika Oll. Lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Laura Peever.
Aleksandra Piho. Ainekiituskiri keemias. Richard Aleks Pungas. Penelope Purje. Ainekiituskiri inglise keeles ja kehalises kasvatuses. Aleksandra Romanchuk. Margarita Roos. Sten Krister Sallaste. Kaspar Soolep. Autasustatakse samamoodi põhikooli parima sportlase karikaga, aga ka tema on ära. Liisbeth Scharamberg. Ainekiituskiri inglise keeles, kunstiõpetuses, füüsikas ja saksa keeles. Autasustatakse raamatuga. Olari Suuder lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hoopilise eest. Autasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Aleksander Undervits. Ivori Viires. Täname 9. C-klassi klassijuhatajat Liina Antonist südamega tehtud töö eest õpilaste juhendamisel ja õpetamisel. Täname ka 9. C-klassi esimest klassijuhatajat Grete Kellerit. Ma tahan ka tänada meie kooli õppejuhti Lea Rüüsakut. Üheksandat C-klassi ees kõneleb Martin Lauri Anderson. Lugupeetud õpetajad, lõpetajad, lapsevanemad ja külalised.
Kas mäletate seda tunnet? Esimest korda siia kooli tulime. Väiksed, närvis, täiesti kindlad, et vanemad klassid on maailma kõige hirmsamad inimesed. Natuke imelik mõelda, et nüüd oleme ise need, kes lõpetavad. Enam ei pea vaatama hommikul tunniplaani ja lootma, et esimene tund jääb ära. Need 9 aastat on möödunud uskmatult kiiresti. Selle aja sisse on mahtunud tuhandeid tunde, kontrolltöid, grupitöid, eksameid, klassipilte, vahetunde ja hetki, mida ilmselt mäletame veel aastaid hiljem. Eelkõige tahan tänada meie õpetajaid. Esimeseks klassijuhatajaks oli meil Grete Keller, kes ühendas meie klassi vahvate klassihommikute ning mängudega, mis jäävad meile eluks ajaks meelde. Tänu Airi nurgale teame nüüd seda, et kui teha hapukurke, tasub kasutada etanooli asemel, etaanhapet, siis saavad tavalised hapukurgid, mitte viinakurgid. Claire Mitti inglise keele tunnis oli mõnikord nii, et õpetaja rääkis küll, klassi tõeline soundtrack oli jalatatsumine ja suumatsumine. Nii et tundus rohkem nagu ASMR video, kus keegi unustas mikrofoni õigesti tööle panna. Inkas edasi Inga juurde. Bioloogiaõpetaja Inga tundidest jääb meile kõige kauemaks meelde armas Luukere Pets, kelle kolju oli imekombel kadunud ning see asendub suure apelsiniga. Kindlasti ei saa ka mainima, et iga bioloogiatunni alguses käis selline käeliigutus. Kõige ühtsamad olime siis, kui füüsikaõpetaja Edith pani meid kätes kinni hoidma ja lasime elektrit läbi. Füüsikas õppisime helilainetest ja vibratsioonidest, mis jõudsid alati muusikasse edasi. Ja seal oli juba kindel järeldus, mis kõigist saavad kindlasti ooperilauljad, kas nad tahavad seda või ei. Nagu Piret Harro oleks seal juba ette ära kinnitanud. Kuid vahepeal tekkis tunne, et õppisime saksa keele õpetaja Aina tundides rohkem laule ja luuletusi pähe kui muusikatundides. 5. klassis tuli meile klassijuhatajaks Tatjana, kes hakkas meie klassi õpilastele andma ka vene keelt. Tema tundidesse minnes tuli koju kindlasti jätta sukapüksid ja pistaatsia pähklid. Näe, siin on allkriim, ütles eesti keele õpetaja Päll, kes on meelde jäänud oma räpptekstide, paljude metafooride ja onomatu poeetiliste sõnadega. Kõik meie klassis teavad, et kui õpetaja Päll võtab sahtlist välja oma nimepulgad, siis hakkab ta kas õpilasi küsima või mingil muul toredal moel neid nimepulki kasutama. Kehalise kasvatuse tunnis pannud õpetajad Lii ja Sten et tiigeriga jooksma ka siis, kui taevas sajab alla kasse ja koeri. Isegi käsitööõpetaja Merilini juhendamisel suutsime kotletid põhja kõrvatada, kusjuures need olid pärast ikka toored ja nimetatud suhteid üle keeta. Avekunstitundides jõudsid lauale sama palju värvi kui meie töödele, rääkimata riietest. Kui Joonas Lemmiku matemaatikas pandi meid kirjutama 5 lehekülje pikkuseid tunnikontrolle, siis tegi teine õpetaja Oskar Pärn töid, mille üheks osaks oli kilpkonnade joonistamine. Sel aastal saime aga teada, et enne matemaatikõpetaja Kätlini juurde objele minemist tuleb kindlasti üle vaadata eksami valemilehed. PS tõenäoliselt seal on vead sees, on suurem kui klassi eksami protsent. Lõppu jätsime oma armsa praeguse klassijuhataja Liina. Ta on meid toetanud, innustanud ja klassi ühtseks teinud. Tema peale saab alati kindel olla. Kui ta tööl midagi küsida, ei ütle sul täpselt vastust, kuid vihjab selgelt, mida ta sinust ootab. Meie õpetaja pole mitte ainult tark, vaid ka tugev. Mäletame siiani, kuidas Kennet talle käesurumises kaotas. Aitäh kõikidele õpetajatele kõigi nende toredate aastate eest. Ja lõpuks meie armas 9. C. Klass, kes aitas kõik need kurnavad, aga samas ülitoredad aastad üle elada. Meie klassis olid mõned asjad lihtsalt kindlad. Näiteks see, et kui keegi hilines, oli see suure tõenäosusega alati sama inimene. Ja veelgi kindlam oli see, et tema vabandus kõlas alati täpselt samamoodi. Ma magasin. Mingil hetkel ei olnud see enam vabandus, vaid suisa traditsioon. Sama eeskujulikud olime me ka vahetundides. Mitte keegi ei käinud poes
mitte kunagi. Samas on siiani müstika, sest terve klass alati täpselt teadis, millal on Maximas viineritürkad soodukaga. Meie klass on aastate jooksul käinud rohkem metsades, rahades ja soodes, vist mõned matkablogijad. Kõige ühtsem oli meie klass kontrolltööde ajal. Kogu klass võitles ühise eesmärgi nimel. Keegi küsis viimasminuti kordamist, keegi käis vastuseid oma pilguga ja kellegil tõi ChatGPT varuks valmis juba, kui olukord kriitiliseks kisub. Aitäh meie vanematele, kes uskusid, me päriselt ka õppisime. Aitäh usalduse ja toetuse eest. Ja veel kord aitäh õpetajatele, kes meid kõik need 9 aastat välja kannatasid ja klassile, kes suutsid kõige igavama tunni muuta väikest viisi stand-up show'ks. Teiega oli äge sõit. Aga nüüd kutsuksin lavale meie kõige esimese klassijuhataja Grete Kelleri. Ning järgmisena meie kõigi armas Liina Antonis. Nüüd on sõna põhikooli klassijuhatajatel. Palun. Armsad õpilased, lugupeetud lapsevanemad, külalised ja kolleegid. Armas 9A. Öeldakse, et päev möödub aeglaselt, aga aastad kiiresti. Tõesti. Märkamatult on mööda saanud 5 aastat meie ühist kulgemist. Alustasin tookord täiesti puhtalt valgelt lehelt. Aga te lõite selle peagi mustrit täis erinevatest värvidest. Õnneks on tooni andvad värvid siiski rõõmsad. Need olid meie ühised ülesastumised playbackil, jõuluetetustel, õppekäikudel, metsa ja muuseumisse, teatrisse. Jõuluaja koosviibimised minu kodus kartulis alati ja uue aasta lubadustega. Teie nimelised punased sokid ootavad teid ja teadke, et olete alati külla tere tulnud. Muidugi jääte meenutama ja ilmselt ka igatsema telkimist Anijal, Nava ja vahvad väljasõidud Helsingisse ja nädal tagasi Berliini. Aitäh lapsevanematele, et olite aitamas. Olen teile südamest tänulik mõistmise ja koostöö eest. Ja kolleegid, unistuste lapsevanemad. Aitäh teile medisid. Iga laps meie klassist on joonistanud oma klassimustrisse oma värvika kujundi. Näiteks Eesti meister ja Baltimaade tipuhuulukujuja Mikk. Ning tulevane jalgpallitäht Dominik. Kindlasti saabub aeg, mil me hoiame televiisori ees pöialt ja jälgime uhkusega teie sportlikke saavutusi. Ka Marlen. Maailmas on veel paiku ja võimalusi oma teadmiste ja silmaringide avardamiseks, sest Saksamaal vahetusõpilasena saadud kogemus on alles algus. Kui juba nimedest rääkida, siis aitäh Triin, et klassi vanemana mul abiks olid ja tundsid ära hetked, mil klassijuhataja kallistust vajas. Aitäh Ketter, et sinu algatusel ja kaasalöömisel sai teoks nii mõnigi mäletamist väärt ettevõtmine. Ja kaksikud Gerhard ja Milhard. Jään igatsema teie heatahtlikku lõputut vadistamist. Ette lugemist ja nimetamist väärivad kõik õpilased. Kõik lisasite värve ja põnevaid hetki meie klassi ellu. 5 aastat on olnud aeg, mil me joonistasime oma mustrit, lõime koos mälestusi. Paari tunni pärast on ka tänane 9. klassi lõpuaktus meie ühine mälestus. Täna vaadates teid näen noori, kes on valmis muutusteks oma elus.
kohtumiseks uute klassikaaslaste, sõprade, õpetajatega. Usun, et teil läheb hästi ja te leiate need õiged. Lubage end avastada. Investeerige sõprusesse, hoolivisse, üksteisega suhtlemisse. Täna saate kingituseks tuleviku kaasa klassijuhatajatelt esimese sissemakse. See on küll rahaline ehk münt. Selle väljalaske aasta on 2026 ja see ilmus alles mõni päev tagasi. Sellel on kujutatud Enu Raua lasteraamatu tegelast Sipsikut. Meie koostöö minul teie klassijuhatajana lõpeb täna. Ja kui me ühist aega meenutama teile kingitud meenemünt ja Sipsiku filmi lõpus Kaisukaru ja Sipsiku jutuajamine, kus Sipsik ütleb Kaisukarule: Mõmmi, nad kasvavad nii kiiresti. Selle peale mõmmi ohkab ja ütleb: seda need lapsed teevad, nad kasvavad suureks, aga pole midagi vahvamat, kui seda kõrvalt pealt vaadata. Ja teistele lõpetajatele palju õnne. Head lapsevanemad, kolleegid, kooli juhtkond ja külalised ja minu armas 9. B-klass. Looduse mees ja kirjanik Fred Jüssi on öelnud: kas sa tahad viisakast vastust või ausat vastust? Aus vastus erineb sageli viisakast vastusest. Viisakas vastus on seda sorti, mida inimene tahaks kuulda ja seda on ka vaja anda. Aga aus vastus aitab inimest rägastikus, kuhu on ta sattunud, rohkem edasi kui viisakas vastus. 9 aasta jooksul ei ole teie õpetajad alati öelnud seda, mida te kuulda tahtsite. Vahel oleme juhtinud tähelepanu vigadele, vahel öelnud teile ausalt, et sellest ei piisa, pinguta veel. Kui me 5. klassis kohtusime, olite te kõik ühed pisikesed, armsad ja vahetu suhtlemisega tegelased, kes olid oma eelmise klassijuhataja Triinu hoole ja pühendumusega vormitud ühtseks klassikollektiiviks. Mõni oli vaiksem, mõni julgem, mõni unustas pidevalt oma asju maha ning mõnigi teist arvasid juba siis, et telefon on maailma kõige tähtsam leiutis. Ja seda siiamaani, isegi Naissaarel, kui levi tuli leida kilomeetri kaugusel olevast rannast või ööbimiskohas katuseaknast kätt välja sirutades. 5 aastat klassijuhatajana on piisavalt pikk aeg, et õppida tundma teid, mitte ainult õpilastena, vaid ka inimestena, nende õppimiste ja hinnete taga. Selle aja jooksul olen ma teid õpetanud, aga ausalt öeldes olen ka ise teilt palju õppinud. Kannatlikkust, huumorimeelt, loovust ja vahel ka seda, kuidas kiiresti leida lahendus probleemile. Õpetaja, ta vaatas mind imeliku näoga. Või õpetaja, mina ei taha temaga koos ühes rühmas olla, sest ta ümiseb. Sellepärast on tänane päev minu jaoks korraga rõõmus ja samas ka väga nukker. Rõõmus, sest te lõpetate edukalt ühe olulise etapi oma elus. Natuke nukker, sest üks ühine teekond jõuab lõpule 9. B-klassina. Täna seisan teie ees 2 väga erinevas rollis. 9. B-klassijuhataja ja matemaatikaõpetajana. Matemaatikaõpetajana võiksin rääkida arvudest. 9 aastat koolis tähendab umbes 1600 koolipäeva, 1000 tunde, 100 kontrolltöid ja vähemalt 1 000 küsimust stiilis. Õpetaja, kas see tuleb ka töösse? Või väidad, õpetaja, ma ei saa aru. Klassijuhatajana ütlen aga hoopis midagi muud. Need aastad on olnud täis sõprust, avastusi, eksimusi, õnnestumisi ja mälestusi, mida ei saa ühegi valemiga kokku võtta. Kui ma mõtlen teie klassile, siis ei meenu mulle ainult tunnid, kontrolltööd, hinded, vaid meenuvad hoopis need hetked, mis on teinud teist just selle klassi. Meenuvad klassiõhtud,
kus mõnikord tundus, et mäng pikk nina on õppeaine omaette ning selle reegleid teati paremini kui mõne kontrollmaterjali. Meenuvad etteastud playbackil ja muud kooliüritused, kus teie musikaalsus, julgus ja loovus said särada. Playbacki võit ei sündinud juhuslikult. Selle taga olid nii mõnedki tulised vaidlused, kes ja millise kostüümi peab selga panema enne, kui olid isegi rollid jaotatud või muusikapalad välja valitud. Ning olgem ausad, mõni etteaste vääriks ilmselt kohta nii kooli ajaloo kullafondis, aga võib-olla ka ajaloo prügikastis. No näiteks klassijuhataja tung lavale ilmuda nii olematus riietuses, kui ka Henrik Salsallerina kisades tahan oma raha tagasi. Meenuvad ka meie ühised õppekäigud ja väljasõidud. Need päevad, kui vahetasime umbse klassiruumi avarate matkaradade või kitsamate teatritoolide vastu. Meie teatrikülastused olid nii erilised, et mõnikord vaatasite laval toimuvat suure huviga. Mõnikord tundus huvitavam jälgida hoopis seda, mis toimub sõprade reas. Tagantjärele ei mäletame sageli enam kõiki õpitud fakte, kuid mäletame inimesi, kellega koos matkarajal kõndisime, teatris käisime või bussis naersime, kommihunikuid jagasime või hoopiski nutsime. Aga kõige rohkem jääb mulle meelde teie huumorimeel. Koos või iseenda üle naermise võime on üks väärtuslikumaid omadusi, mida inimene endaga kaasa saab võtta. Teie klassis ei ole sellest kunagi puudust olnud. Vahel sündisid kõige paremad naljad täiesti ootamatult, mõnikord isegi matemaatikatunnis. Kuigi ma siiani ei ole päris kindel, kas need olid seotud õppetööga või mitte. Just sellistest hetkedest koosnebki koolielu, mitte ainult hinnetest, tunnistustest, vaid inimestest, naerust, ühistest ettevõtmistest ja mälestustest, mis jäävad teiega palju kauemaks kui ükski kontrolltöö tulemus. Teie põlvkond on väga eriline. Kui meie omal ajal otsisime vastuseid entsüklopeediast, siis teie küsite abi tehisintellektilt. Vahel jääb mulje, et mõni kodutöö on kirjutatud nii perfektselt, et isegi õpilane ise loeb seda pärast väikese üllatusega. Vau, mina kirjutasingi nii hästi. Või appi, ma ei oska seda sõna välja hääldada. Tehisintellekt on tark abiline, aga üks asi on kindel. Ta ei saa teie eest luua sõprussuhteid, teha teie valikuid ega elada teie elu. Vähemalt mitte veel. TikTok on teile õpetanud, et 15 sekundiga saab õppida 67 tantsusammu, valmistada 67 gurmeelooga, remontida 67 autot ja saada vähem kui 67 aastaga miljonäriks. Kool on püüdnud õpetada, et mõne asja selgeks saamiseks kulub siiski veidi rohkem kui 15 sekundit või 67 fakti. Ma tean, et vahel oli raske võistelda telefoniga. Telefon ei nõua kontrolltööks õppimist, ei anna koduseid ülesandeid ja pakub lõputult meelelahutust. Kui ma tunnis palusin telefonid ära panna, siis nägin mõnikord selliseid nägusid, nagu oleksin nõudnud hapniku loovutamist või vähemalt ühe neeru mahamüümist. Mõni teist kontrollis oma telefonis olevaid teateid sagedamini kui mina e-kooli. Ometi olete siin. See tähendab, et vaatamata TikTokile, Snapchatile, Instagramile, YouTube'ile ja kõigele muule suutsite te siiski põhikooli lõpetada. Täna istuvad siin lõpetajatena kõik need noored, sõltumata sellest, kas nende nimi kõlas aastate jooksul direktori kabinetis üks kord või natuke sagedamini. Ja kui aus olla, siis mõne puhul oleks olnud isegi veidi imelik, kui direktor nende nime ei oleks teadnud. Aga nagu matemaatikas ei määra lõpptulemust üksik eksimus, vaid kogu lahenduskäik. Kallid lõpetajad. Täna saite kätte põhikooli lõputunnistuse. See tähendab, et üks oluline etapp on edukalt läbitud. Aga nagu matemaatikas
ei ole see vastus. See on lihtsalt järgmise ülesande algtingimus. Teie ees on uued koolid, uued inimesed, uued võimalused ja uued väljakutsed. Mõni neist võib tunduda keerulisem kui ruutvõrrand, Pythagorase teoreem või pöördkeha telglõige. Aga ma usun teisse. Olen näinud, kui palju te suudate, isegi siis, kui te ise selles vahel kahtlesite. Tahan südamest tänada teie aineõpetajaid. Aitäh teadmiste, kannatlikkuse, huumorimeele ja pühendumuse eest. Aitäh selle eest, et olete õpetanud, suunanud ja toetanud neid noori nende teekonnal. Aitäh kooli juhtkonnale toetuse, usalduse ja koostöö eest ja aitäh ka selle eest, et olete aastate jooksul pidanud vahel kuulama nii õpetaja ideid kui ka õpilaste loomingulisi selgitusi selle kohta, miks mõni asi jälle tegemata jäi või just nii tehtud sai. Suur aitäh lapsevanematele. Aitäh kannatlikkuse, toetuse ja koostöö eest. Aitäh hommikuste äratamiste, kadunud õppevahendite otsimiste, kontrolltööde eelsete vestluste ja lugematute küsimuste eest stiilis. Kas sul kõik kooliasjad on tehtud? Ja nüüd kallid 9. B-klassi lapsed. Üks viimane matemaatiline mõte. Elus ei loe alati see, mitu punkti sa testis said või mitu viit tunnistusel on. Palju olulisem on see, milline inimene sa oled. Kui liidad kokku aususe, töökuse, hoolivuse, julguse ja hea huumorimeele, saad tulemuse, mis on väärt rohkem kui ükski hinne. Soovin teile, et teie elu oleks täis ilusaid lahendusi, põnevaid avastusi ja võimalikult vähe negatiivseid väärtusi. Soovin, et te vaataks vahel rohkem üksteisele otsa kui ekraanile. Usaldaksite vahel rohkem iseenda mõistust kui tehisintellekti ning leiaksite päriselus sama palju rõõmu kui sotsiaalmeedias. Ja lõpetuseks veel üks Fred Jüssi mõte. Kui sa ei saa mulle head teha, siis ära tee mulle vähemalt kurja. Me ei pruugi alati suuta maailma paremaks muuta. Aga me saame alati valida, et me ei tee teisele haiget, ei alanda, ei mõnita ega jäta kedagi üksi. Maailm vajab tarku inimesi, kuid sama palju vajab ta häid inimesi. Olge targad, olge ausad, aga eelkõige olge head inimesed. Palju õnne teile, mu 9. B. Head teed, kallid õpetajad. Meie soovime teile 9. B poolt tänada meie praeguse klassijuhatajad Kätli Milkovit. Soovime ka tänada meie algklassijuhatajad Triin Leitsalu. Lapsevanemad, külalised ja minu kallis 9. C. Kui 6. klassis ma sain klassijuhatajaks, siis oli teie põhiküsimus mulle, et kas ma ikka lähen teiega põhikooli lõpuni välja. Ja siin me täna oleme. Meie klassi iseloomustab hästi eestlaste muistne vabadusvõitlus. Ei anna kunagi alla. Eriti siis, kui vaja oli võidelda kontrolltööde või kodutööde nimel. Mõnikord meenutas klassijuhataja tund küll lausa liivisõda. Kõik rääkisid korraga ja keegi ei saanud lõpuks aru, kes kellega üldse sõdib.
Lisaks tekitas küsitavusi mõne õpilase eakohane krimikirjanduse valik ka veel 8. klassis, kui selleks osutus Lasse ja Maia detektiivibüroo 1 raamat. Muidugi, nii mõnigi õpilane arvas, et kontrolltööd ei ole mõeldud teadmiste kontrollimiseks, vaid hoopis kaasaegse kunsti tegemiseks. Kontrolltöödes said teosed, mida võiks kirjeldada kui julget eneseväljendust. Nii mõnedki joonistused sisaldasid nii värvikat kujundikeelt, et isegi täiskasvanutele mõeldud kunstinäitustel vaadataks neid kulmu kergitades. Kuid klassijuhatajana on olnud au näha teie arengut. Olen näinud nii teie õnnestumisi kui ka pettumusi, kuulnud teie naeru ning aidanud lahendada muresid. Olen näinud, kuidas te olete kasvanud. Mõni on õppinud enesekindlust, mõni vastutust, mõni kannatlikkust. Mõni on isegi õppinud õigeks ajaks kooli tulema, kuigi mõni vajab ikka selle kohast õpetust veel. Olen näinud, kuidas klassist on saanud meeskond, mitte täiuslik meeskond, sest täiuslikkust elus esineb vähe. Kuid eriline just oma erinevuste, tugevuste ja ühiste mälestuste tõttu. Ajalooõpetajale kohaselt tsiteerin Jakob Hurta, kes kirjutas, et kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult. Suurus ei seisne ainult saavutustes või hinnetes, vaid julguses unistada, õppida ja edasi püüelda. Loodan, et just seda on kool teile õpetanud lisaks paljudele muudele teadmistele erinevatest ainetundidest. Jäta siis meelde. Punkt 1. Ära karda eksida. Eksimine ei näita nõrkust, vaid seda, et proovid, õpid ja liigud edasi. Sageli õpetavad just raskused rohkem kui õnnestumised. Punkt 2. Ole uudishimulik, küsi küsimusi, avasta maailma ja ära kaota kunagi soovi õppida. Punkt 3. Hoia inimesi enda ümber. Lahkus ja ausus ja oskus märgata teisi avavad elus rohkem uksi, kui esialgu arvata oskad. Punkt 4. Õpi kuulama. Mitte ainult vastamiseks, vaid mõistmiseks. Maailm vajab inimesi, kes oskavad näha erinevaid vaatenurki ja suhtuda teistesse lugupidavalt. Tänaseks on pikk teekond selja taga. Mõned lahingud on võidetud, mõned kaotatud. Väga palju kontrolltöid on üle elatud. Uskuge alati endasse, ka siis, kui kõik vastused ei ole veel olemas. Te ei pea täna teadma täpselt, kus te 10 aasta pärast olete, kuid headel soovidel on komme täide minna. Seega, soovin teile julgust unistada, õnne, tarkust ja kõigi teie unistuste täitumist. Olen uhke igaühe üle teist. Tuult tiibadesse 9C. Meie soovime 9. A-klassi poolt veel tänada meie esimest klassijuhatajat Maid. Ning ka meie praegust klassijuhatajat Koidult. B-klassi õpilane Karmen Sädeni-Pall esitab laulu Tulen ja lähen. Teda saadab klaveriõpetaja Koidu Ilmer. Palun. Thank you.
Head lõpetajad, õnnitlemine toimub esimesel korrusel. Vasakus tiivas on 9. A-klass, paremas tiivas 9. B-klass ja esimese korruse pikas koridoris 9. C-klass. Pildistamine algab 20 minuti pärast ehk kell 16.55 aulas. Head külalised, palun lõpetajate saalist lahkumiseks püsti tõusta. Wow.